Tere sõbrad, me oleme jõudnud Narva ja miks me küll siin Narvas oleme? Andrei, nagu ikka, meile esitatakse väljakutseid, siis ka seekord. Täna on meie ülesanne välja selgitada, millised on need erialad, kus saab Sisekaitseakadeemias spetsialiseeruda. Ja nagu näete, siis siin meie selja taga on väike playground. Ei, me ise ei hakka seal täna mängima, vaid meil on... Kas te seda poissi näed seal või? Mulle koerad meeldivad. See on hea poiss. See on hea poiss, aga ta võib väga kuri poiss olla. Nii et lähme vaatame, mis see poiss, ehk siis minu lemmikloom siis teha suudab. Tere, me oleme siis kelle kõrval? Tervist! Te olete koer De Niro kõrval, kes hetkel on küll pensionär, aga nagu näete, ideaalses vormis. Mis De Niro tööks on? De Niro tööks hetkel on näidata noortemate kolleegidele harjutusi ette, aga kunagi oli tema tööks olla ründekoer ja otsida narkootilisi keelatud aineid. Ja De Niro arvel on kõvasti narkootilisi aineid. Kui vana ta on? De Niro saab 9 nüüd see aasta. Mina sain ta aastal 2016, kui ta oli 7-nädalane. Sa hakkad temaga kohe nagu tööd tegema või sind keegi õpetab või kuidas see pool on? Ja, et kõigepealt politseinik lõpetab politseikooli, töötab natukene, omandab kogemusi ja kui ta teeb selle otsuse, et tahaks kunagi koerajuhiks hakata, siis tal on võimalus kandideerida kuskile prefektuuri koeraüksusesse ja 1,5-aastase kursuse lõpus toimub siis tema esimese koera atesteerimine, peale mida ta saab aktiivselt teenistusse asuda. Ja mis meie täna De Niroga teha saaks või? Kuulab ta meid üldse? Ja täpselt, see oli väga hea küsimus. Jaa, võib proovida. Istu lama käsklused näiteks. Andrei tahab proovida, ütleb koerale lama. Lama? No näed. Istu? Ja võid talle anda. Sten, ma olen seda näinud videotes, vaata, kus sa ta ei ole kõigil nõrgem poiss. Et üks asi on see, et sulle pannakse see asi selga. Ta hüppab sulle nagu sind täiesti pikali või jalga kinni. Et kas meil on täna võimalus sedagi teha? Kui te soovite, jah. Mida ma peaksin talle ütlema? Et ta praegu lahti laseks sellest? Me õpetame koertele loovutamist Anna käsuga. Anna! Aga ta ei pruugi anda, sest ta üldjuhul kuulab ikkagi enda omaniku ühte koerajuhti, et Anna. Mida see tähendab? Õpetame ka sellist jalga vahel kõndimist kitsastes oludes võib ette tulla, et koer peab suutma kõndida jalga vahel mingites olukordades, kus mul on vaja roomata, minna kuskilt kitsast kohast, et siis saab niimoodi õpetada. Aga põhielement on ikkagi kõrval, kus siis koer võtab vasaku jala kõrvale, vaatab koera jõle otse kontakti ja läheb liikuma kõrval. Ja kui koer on piisavalt hea, siis alati on preemia. Tema jaoks on see pall, maius, mäng ja selle peal nad töötavad. Kas sul on midagi veel lisada enne, kui me lähme De Niroga narkootikumi otsima? Iga koera peaks oma koera kuulekaks nagu õpetama. Et koerad, kes ei ole kontrolli all, me näeme ise meedias neid juhtumeid, kus koerad on lahti ja hammustavad valimatult inimesi. Et koerad peavad olema koolitatud, rihmastatud esiteks, iga koer peab suutma kontrollida oma koera. Kui sul on mingi soovitus näiteks kellelegi, kes tahab õppida koerajuhiks, siis mida sina soovitaksid? Soovitan ennem läbi mõelda selle otsuse, sest pärast hiljem on natuke hilja, kui sa oled selle kutsika juba saanud. Muidugi loobuda saab alati, aga tuleb läbi mõelda enda jaoks, et see nõuab väga palju suurt tööd. Palju tööd, aga vastu saame me endale eluaegse sõbrani, kes kaitseb ja hoiab meid igas olukorras ja kellega on koos väga vahva. No, siis hakkame narkootikumi otsima. Hakkame värks otsima, jah. Meil on peategelasel ka paar küsimust, et mitu narkokurjategijat olete läbi lasknud ja pole kätte saanud? 0. See on muljet avaldav. See on tõesti muljet avaldav. Vabandage, kui palju te palka saate? Aga palju? Okei, aga kuule, kas oled teiseks ülesandeks valmis? Okei, suurepärane. Laupäeva õhtune situatsioon kesklinnas. Patrull on peatunud sõiduki. Eelneva kontrollitud info põhjal on teada, et isikud on seotud narkootiliste ainetega ja otsustasime siis kasutada sõidukist võimalik ainet ülesleidmiseks narkokoera. Kuidas sa üldse õpetad näiteks, et nüüd siin on näiteks meil kanep ja see on nüüd paha? Kõigepealt õpetame koerad üldse otsima ja siis, kui need asjad on selged, siis me hakkame koerale lõhna tutvustama. Alustame kõige lihtsamast, tavaliselt selleks on kanep. Kõigile politseiametnikele, kellel on narkokoer, on väljastatud käitlemisluba koos ainetega ja siis me hakkame koerale seda tutvustama ja ta näitab mulle konkreetse kehahoiakuga, et nüüd see aine on seal ja siis koera ülesanne on ära tunda, et see aine on seal ja siis ta saab oma preemia. Paneme De Niro proovile siis ja vaatame, kas ta on juba pensionil, aga kas ta on veel sees, vaata. Ta on valmis. Vaatame, jah. Alustame, käime rahulikult ümber auto, siis teeme auto uksed lahti, vaatame auto seest. Ja aga meie ei tea ka tegelikult, kus see peidetud on, nii et meil pole õrna aimugi. Just. Jäi seisma, Vaata, kas koer jäi seisma.
Yes! Nägite vahet, kui ta otsis, nüüd ta konkreetselt friisis nii-öelda andis teada minule. Koorjalt luges selle ära, vaatas ka võib-olla, et oli kaine ja nüüd ta saab oma preemia siis. Palgapäev välja teenitud? Muidugi. Still got it, vaata. Kuidas De Niro ära saatmine oli? Kogu meeskonnaga kingiti talle mõnus, mugav ortopeediline voodi, kus ta saab oma konte puhata. De Niro saab väga tubli poiss. Ja võime arvata, et me oleme omavahel sõbrad. Ta tundub praegu räme nunn, räme tore, hea poiss. Aga tegelikult, nagu Sten siin meile enne kaadri väliselt mainis, ta on väga kuri poiss ka olla, kui vaja on. Ma arvan, vaatame, kui kuri poiss ta siis suudab olla. Meil on auto, mis on tühi, rooliodik oli sees, põgenes metsa. Täpselt nii. Saabume sündmuskohale, veendume, et auto on tühi ja isik on kuskile jooksu pannud, meie kasutame koera ja loodetavasti me saame selle inimese kätte sealt metsast, kuhu ta ennast peitnud on. Tere, mina olen Pätt, mida ikka üks kriminaal teeb. Kui auto on tuksis ja enam midagi ei ole teha ja terve ports politseid on selja taga. Paned jooksma ja saame teada, kas De Niro leiab üles või mitte. Nii et mis seal ikka? Ma lähen siis tiirutama. Ankle breaker oli. Teeme väikse peteka ka ikka. Jookseme nagu päris kriminaalid siis. Nii, me leidsime oma kadunud joodiku ja tema sõiduki ja tundub uks on lahti. Esmalt lähme kontrollime ära, kas auto on tühi ja siis vaatame, kas me leiame koeraga selle inimese üles. Me näeme, et joodik on ära jooksnud. Uks on lahti. Sa võid minna teiselt poolt vaadata. Vetsevaatlik olema, ta võib olla relvastatud. Ja täpselt, vaatad, kas näed kõrvalt midagi. Ei ole. Tühi. Tundub, et auto on tühi, jah. Igaks üks vaatame ka pagasnikusse, on ju. Kas keegi ennast kunagi pagasnikusse peitnud? Nii, võtame koera. Ma arvan, et De Niro ei leia mind üles. See on liiga raske üles selle tema jaoks. Ma olen kindel, et me leiame selle joodiku üles. Konstaabel Valting ja härra Sten on mul kannul. Ja mina kui siis fugitive olen siin maha jäetud urkas. Mina tunnen ennast suhteliselt hästi praegu, sellepärast, et mind ei hakata kohe taga ajama. Äkki ma saan veel kuskile vaadata, mis siin on. Ma lorin katuse peale. Otsi jälg. Ja me anname koerale jälje otsimiseks käsu. Ja kui koer on selle jälje üle lõhna kätte saanud, siis hakkab ta vedama. Jälg. Mul on tunne, et selle joodiku me siit üles leiame. Teebki tiire ja teebki täpselt neid tiire, kust ma tulin. Ja ees on maja, hoone. Nii, koer kontrollib hoone. Tule. Jälg. Kontroll. Ahaa. Keegi on seal. Jälg. Leiame joodiku. Ahaa. Seal Robin vaata, roolijoodik seal. Andrei. Ja tuleb! Tubli, anna koerale pall. Jaa! Oi, kui sina oled tubli. Roolijoodik, oli hirmus ka või? Ei, ma arvan, ma päriselt oleks ära jooksnud kuskile kaugele. Ma oleks jõppi ära jooksnud, tead. Et sa räägid küll, et sa oleks ära jooksnud, aga tegelikult me õpetame koeriga natuke pikemat jälge ajama, on ju, et ka mitmeid kilomeetreid, ja tihtilugu see roolijoodik, kui ta on võõras kohas, on ju, ega ta jooksebki natuke eemale, vaatab, et tühermaa, kurat, kus ma olen, on ju. Ja siis me jõuamegi koeraga järgi. Kui jood, ära sõida, siis järgmine hetk sa võid avastada, et De Niro tüüp on sul selja taga. Nii et sõitkem kaine peaga. Aga vaadates seda, kuidas ikkagi loom võtab jälje üles ja lihtsalt paneb mõõda seda jälge. Ütleme, et siit me ikkagi panime, ma arvan, kuskil 200 meetrit nagu jooksu. Nagu te näete, õues on 32 kraadi sooja, 30 kraadi sooja. Käinsi on rõllav koer. Teeb sellist tööd. No jälge ajasime, on ju, roolijoodiku saime kätte, eks ole. Ei saanud. Aga nüüd sama roolijoodik on, ütleme, ohtlikult relvastatud ja on seal autos, on ju. Patrull peatas sõiduki eemalt ja meil on kasutada hammustav koer, kes selle roolijoodiku kinni peab. Selle nimi on vana ja Schwazi Random Number Generator ja kelle peale jääb, see läheb. Jaa! No nii, Andrei. Jälle ma olen roolijoodik. Sul on amet selge juba ju. Täna on suht selles mõttes külm ka vaata, et sükst riietust kandvad. No. Ai, sõrm. Kardad ka või? Ei karda. Miks? Ma pärast alligaatoreid ei karda midagi. Mis see koer ikka teeb mulle? Tunnen ka midagi või? Eks sa anna pärast teada. Ai. On raske käia nendega või? No mis sa arvad? Ega jalad rohkem kokku üle. Rahulik laupäeva õhtu. Tegime poistega sauna. Tegime natuke viinuskat ka. No ütleme mitte ainult 1, vaid 4. Pühapäeval mõtlesin, lähen maale. Või see oli täis nagu ma ei tea, mis asi. Ja nüüd ma järsku vaatan taha. Politsei auto. Koer.
ja ma olen täis. Long story short, don't drink and drive, sest muidu tuleb De Niro ja napsab sind raisk. Ma näen koera ja see ei ole hea pilt ja ta tuleb. Ja ta tuleb. Hello there. Ai, tubli koer! De Niro, mis ma sulle halba olen teinud. Ai, tubli koer! Istu. No, De Niro, see olen mina ju. Kui see päris karm vaatab, et ta läks päris vihaseks see peale. Väga haige. Ei nagu mu käest ei jääks mitte midagi alles, saad aru sellest? Konksuga võtsin lahti ja nüüd mõtle, kui sul seda vammust ei ole, et siis sul siit luu ja liha lendab. Ei no mul oleks täiesti GG. Niimoodi see kinnipidamine käib. Antud situatsioon on tema mõttes lihtsalt nagu näituslik, et päris elus päris roolijoodikule me niimoodi ei saada, kui seal ei ole niivõrd ohtliku elementi juures. De Niro, sa võid rahulikult oma pensioni nautima minna, sa oled selle väärikalt välja teeninud. De Niro, sa oled tubli täiesti. See on selline loodetavasti ainukordne olukord, kus meil siuke asi tekib, et koer meid hammustaks niimoodi. Ja muidugi härra Valding peab ka seda proovima, nii et läheb siis Robinit hammustama, nii et... Okei, see on päris olus. On või? Jaa. Tunne enne. Võta ära. Ta hammustas siit ja siia mõjus päris hästi. Ja ikka päris hästi ennast tunda. Nii et me ütleme teile, ärge jooge, sõitke, lollid. See soovitus, kui te näete ikkagi, et De Niro või siis ükskõik, mis koer eile tuleb, anna alla, ei ole midagi teha. Mõistlik on alla. Tõsta käed üles ja... Kuule, aitäh, Sten, reaalselt soovime De Nirole väärikat pensionit, sulle palju edu ja aitäh, et meiega viitsisid kaasa teha. Me täname. Lähme juba järgmise asja juurde ja piirivalvena. No vaatame, kuidas me hakkame saame sellega. Kui ma olen käinud seal EMO-s ära.